Eestimaist tuleb ikka eelistada. Eestlane on läbi aegade pidanud lugu maitsvast leivast ja saiast. Tere tulemast stuudiosse Tea Meier, Eesti leivatööstuse tootmisjuht. Tere! No, need kenades pakendites leivad ja saiad ei ole valmistatud mitte Eesti Vabariigi pealinnas Tallinnas, vaid on jõudnud siia hoopis Lõuna-Eestist, täpsemini Tartust. No kui erilise toodanguga on tegemist? Oleme nüüd 20. augusti eel oma tarbijaid üllatanud uue tootesarjaga Meie Eesti. Kuna Eestis on väga palju ja maitsed on erinevad, siis ka meie sellesse sortimenti kuulub 3 erinevat leiba ja saia sepik. Toote loomisel lähtusime tervislikkusest. Ja kui mõne sõnaga nende toodete kohta lähemalt öelda, siis leivad omavad tunnustatud Eesti pääsukese märki, mis annab tarbijale tõendust, et tooraine on kodumaise päritoluga. Siis mis neid üksteisest eristab, rukkileib on hästi palju linnaseid sisaldav, tume, mitte väga hapu magusa maitsega. Siis teraleib, kus on ohtralt päevalille, seesami ja linaseemneid ning peenleiva austajatel on siis selline magusam nisujahu sisaldav peenleib. No kõik need tooted siin laua peal on väga kenas nägusas pakendis. Kui mul seisab ees külla minek kusagile kaugemale, siis ma võin minna poodi, rõõmsalt valida endale meelepärased tooted välja ja siis välismaale jõudes oma head tuttavat saan ju rõõmustada. Ja kindlasti sobivad nad kingikotti. Ja kuna eestlasi on üle maailma igal pool laiali ja tihti küsitakse, et mis see kodumaa maitse või lõhn on, siis just see eestimaine leib ja sai, mis meenutab seda lapsepõlve maitset, siis nendel toodetel on just see lapsepõlve mekk juures. Kui me räägime just sellest kodumaisest maitsest ja mekist, no tegelikult ega pagar peab ju panema selle leiva ja saia sisse ka üsna palju oma hinge. On see ja soojust, jah. Südamega tehtud tooted. Kas see nägus pakend, kuhu kõik see toodang on pakendud, teeb ka selle toodangu natuke kallimaks, ütleme võib-olla võrreldes tavalise leivasaiaga, mis meil marketites müügil on? Jah, natukene on hinnaklass kõrgem, aga need tooted omavad ka lisandväärtust. Näiteks sepiku puhul ma jätsin mainimata, et on tervislikud kanepiseemned lisatud. Sai on rikastatud nisuiduga, mis on väga rikas taimse valgu allikas ja väga rikas bioaktiivsete ainete poolest. No tooraine on üdini eestimaine, nii et ei ole kasutatud siin ei Ukraina ega Poola nisu ega rukkist. Jah, põhitooraine, aga seesamiseemned ja need tulevad mujalt, et neid me Eestis ei suuda kasvatada. Mis selle toodangu siis lõppkokkuvõttes eriliseks teeb? Mis seda eelistab teistest poelettidel olevatest tootesarjadest? Omavad lisandväärtust, nagu ma eelnevalt mainisin, ja miks peaks siis eestlane eelistama eestimaist leiba lavassile või kuulitsile või ciabattale, on just see põhjus, et saavad ju meie põllumehed ka jõudu ja jaksu ja nende tulevikuplaane toidab ju teadmine, et nad kasvatavad vilja ja see on vajalik, millest toota siis eestimaiseid tooteid ja rukkileiba. No igal tootel on tavaliselt mingisugune testimise aeg, kui ta käib kõrge komisjoni eest läbi. Kuidas selle sarjaga on? Kui autoriteetsed isikud siis on seda hauganud ja andnud omapoolse heakskiidu? Kõigepealt meie oma majarahvas ja samuti oleme degusteerimisi teinud ja saanud tagasisidet ja siis seda toodet välja töötanud nii, et lõppmaitse on siis siin paigas. No millal siis mõtted hakkasid liikuma sellise tootessarja peale? Eks selle eelneb ikkagi mingisugune pikem ettevalmistusperiood. Kuna me oleme, nagu Eesti leivatööstus on veebruaris alustanud, siis kohe veebruaris oli ka see mõte tuua turule Meie Eesti oma sari.
kes selle pakendi kavandi tegi, ma vaatan, väga ilusad rukkililled on siin peal, kirjad kõik. Selle taga on Tartu oma disainibüroo, et üdini Lõuna-Eestist pärit. No mille poolest näiteks see sepik on tervislikum kui sai? Sepiku teevad tervislikumaks rukki kroovjahu ja tatrajahu, et on tatrajahu sepik. Soovitan soojalt proovida, väga maitsev. Et igal juhul need, kes võib-olla väga kiivalt jälgivad pakendi peal kõikvõimalikke e-aineid ja koostist, ei pea pettuma, et siin on kõik ehe, siin on naturaalne. Ilma säilitusaineteta, naturaalse juuretisega ja vanad tehnoloogiat järgites toodetud tooted. Ja kõik see sari on siis, ma saan aru, müügil ka edulisemates kauplustes. Kas sellele sarjale eelneb ka mingisugune reklaamikampaania, et laiem avalikkus teada saaks, et te olete nüüd millegi meeldivaga üllatanud? Jah, see kõik käib samaaegselt käsikäes ja kauplustes on üle Eesti Selver, ETK, Rimi. Suur tänu stuudiosse tulemast, Eesti leivatööstuse tootmisjuht Tea Meier ja loodame, et Tartus tuleb veel meeldivaid üllatusi. Aitäh!